Esimene lavastus, mida me Hungerburgis vaatama läksime, oli Ivar Põllu mälestusmärgid. Lõviosa sellest lavastusest toimus jõe peal paadis. Minu arust algus oli väga ilus. Seal rannas. Kõik kuidagi töötas, see keskkond töötas, see statilisus seal ja see, et sul on nagu aega ja ruumi mõelda. Ja siis sellest hetkest, kui me läksime siia laeva peale, ma võtaks pool seda teksti ja volüümi maha. Selleks, et me jõuaks selles ruumis ka nagu kuidagi kohal olla. Et muidu tekib selline info üle küll, see Skype plussi hommikuprogramm. Minu arust siin on nagu väga ilusaid hetki vaata, aga et nad jõuaks kandma hakata, mulle sobiks väga hästi see, et räägi mulle midagi ja siis mängi mulle terve lugu seda head kevadet, mida mulle praegu siit lauldakse. Ja siis ütle jälle midagi tähenduslikku. Võib-olla nagu see ruum ise mõtlemiseks oleks kuidagi väärtuslikum kui iga pumbajaama selline humoorikas kirjeldus, mis me hetkel kuuleme. Jällegi, selle potentsiaal on Eesti-Vene piiril mööda jõge sõitma. No ma mõtlen ka, nagu selle on kulla au. Siin ei pea rääkima kogu aeg. See kui need koht ju kannabki. Jah, et sina loo nagu anna mulle mingi võti, mingi metafor, mingi tähendus ja las ma kuradi kulgen siin sellega koos nagu. No seda, et see mingi avangard peaks olema, ma absoluutselt ka ei oodanud. Sest ma arvasin, et see on natukene nagu lihtsalt parem. Sest tuleb 2 tundi mõelda parem asi välja seda lavari. Siit tekst läbi mõelda lavastus. Tõesti mõttetraust. Kui sa teed mingisuguse liikumise ruumis ja siis mõtled inimese kogemusena. No jah. Inimesele üldse mõelda. Aga samas see algus oli ilus mu meelest. Mulle väga meeldis algus. Mulle tundus, ülimõnus flow, hakkame vaikselt minema kohe, kui me laevale jõudsime, oli täiesti. Ja minust juba siis, kui kõnniti sealt läks täielik lämin, suvaline võid öelda igas kohas ükskõik mida. No vaat, sest see läheb sinna samasse, mis maneer on nagu. Et kas sa ütled, et olge head kõndiksed ettevaatlikult, mul ei ole rohkem infot vaja. Või sa ütled, vaadake siis, et ei torka oma oksakestega, oma silmakesi, et juba nagu, miks toodud... Aga ma ei saa aru, miks see hoiak on lasteteatri hoiak, selleks ei ole mitte mingit põhjust. Ei, no ma saan aru, et see taotlus on meelelahutus, aga mest ei vaja nii palju meelelahutust nagu. Ja vaata, liiga palju meelelahutust tähendab, et meelelahutust ei ole. See on meelelahutuse kuldreegel, mis ei kehti ainult Ameerika Ühendriikides. Ei, minu see, et see on nagu mingi Sky plussi hommikuprogramm on üks asi, aga teine asi on see, et nad nagu algusest peale räägivad just Venemaast kui vaenlasest ja mingi sõja teemast. Mitte, et sõjast ei tohiks rääkida, aga lihtsalt see, et seal on vaenlane sealpool kogu aeg nagu, ma ei tea, see on minust imelik. Aga see on kuidagi selle lavastuse positsioon nagu. Et nad mõnitavad mingi Kiievit ja või seda Kremlit, vabandust. Ma arvan, et see on lihtsalt igav, sest see on kõige naeruväärsemalt labasem viis, kuidas seda olukorda lahendada. Sest lääs on sõjas idaga, me sõidame laevaga piiri jõe peal ja nii lihtne on öelda, et vaadake, seal on vaenlased, seal on need Kremli pahalased, aga samas see, mida me näeme, on mets, külad, mis ei erine mitte kuidagi meie küladest, mis on teisel pool, lihtsalt teised lipud lehvivad ja siis mõned kalurid, kes püüavad kala mõlemal pool, välimuselt identsed. Miks ei võiks sellega natukene tegeleda? Neil ei ole olnud isegi, see on võib-olla esimene või heal juhul teine, eile tegid ka trupiga. Ja kui eile isegi trupiliikmed keegi oleks öelnud, et see on mõttetusid, nad ei saaks midagi ümber teha. Ei, muidugi saaks. Point on sellest minu arust nagu on jumal loogiline moment, kui sul on ikka kontrolletendus nii-öelda nagu, et võtta see tagasiside, et räägi lihtsalt vähem. Ei ole väga keeruline. Võib-olla tõesti. Sa ei pea iga pumba jaama ära mainima. See potentsiaal on nii suur. See, millest Marta räägib, on asi, mis mind on teatri juures juba vihastan nii kaua, kui ma üldse olen teatri peale mõelnud, et seda tegelikult tehakse valesti üldiselt, sest et tagasiside on kõik, aga kui sa esitad kohe valmis kirjandi ilma mustanditeta, siis see on enamasti pläust.
Sest et ma arvan, et väga suur hulk lavastusi ei jõuaks isegi lavale, vähemasti üldse mitte sellisel kujul, kui oleks olemas mingisugune tagasiside viis või kui lavastajad suudaksid enda töösse sisse panna selle, et nende tööle tuleb tagasiside ja ma ei räägi siin teatrisisesest tagasisidest, mida kindlasti on päris palju. Et teatri omad inimesed tulevad, istuvad jalg üle põlve, keegi mitte midagi ei kritiseeri. Lavastaja ülesanne on moodustada testpublik enda jaoks, kes sa tead, ütleb sulle ausalt, see on pask, see on täiesti mõttetu, see keskmine pilt venib tohutult, võib-olla praegu peab üldse kõik uuesti tegema. Selliseid inimesi on vaja, sest siis on võimalik teha head teatrit. Ilma selleta see on lihtsalt mingisugune vedamine, kui lavastus hästi välja kukub. Sest minu meelest üldiselt ei kuku asjad hästi välja ja minu meelest seda iseloomustab järgmine lavastus, mida me vaatama läksime, milleks oli Joel Väli lavastus Back to the Beach. Ma ära läksin, siis ütlesid, et ma ei tohi ära minna, sest ma ei saa pärast midagi öelda. Ja mulle käib see Eesti teatri juures pinda, et iga kord, et ma olen tundnud, või nagu sellepärast ma tahtsin ära minna, sest ma olen aastaid, kümneid aastaid tundnud, et ma ei saa ära minna. Esiteks, sellepärast, et kõik näevad, et ma olen ära. Ja teiseks, sest et siis ma ei saa rääkida sellest lavastusest ja ma ei saa öelda, et see sitt. Aga ma saan öelda isegi pärast 10 minutit, et see on sitt ja ma lähen ära. Ma kõndisin sealt ära ja siis see lavastaja istus on putkas, vaatas mu otsa silma ja siis ma nagu, et see on tema mure, kui ta on solvunud või midagi, sest et nagu ma ei jaksa istuda seal, see on pasane sitt või nagu see on nii igav, nagu see on see mussas mind hulluks nagu. Kust kurat tuleb üldse idee teha lavastust fotodest? Ma tahan ju näha fotot, mind ei huvita see, kuidas need inimesed sinna foto peale kokku tulid. Aga tegelikult ma tahaks näidata ühte ringvaate klippi, kus lavastaja ja näitlejad ise sellest lavastusest räägivad. Kui üks lavastus toimub meil ju ka rannas, et siis tõesti alguses oli see mõte, et ei tea, kuidas me piirame need päris päevitajad ja need näitlejad ära, aga seda ei olegi vaja, et tõesti need päris päevitajad näevad ka väga head, on ka väga head tegelased. UK fotograafi tööd on teile aluseks, ma saan aru? Ja, Martin Barri tööd on aluseks. Nendest me inspireerusime, jah. On turiste, on B-sitajaid, on suurt kommunistlikku manifesti. Nendes piltides endas on nii palju nagu peidus ja tegelikult kõik me, kui me prooviprotsessis juba võtsime need pildid endale ette, no siis seda naermist ja nagu seda rõõmu, mis lihtsalt nende piltide vaatamisest tuleb, no seda ka selles mõttes sisu, mitte lihtsalt ainult, et oi, kui naljakad prillid neil peas on või oi, kui naljakad riided neil seljas on. Aga meid natukene nagu huvitas just see, et kui inimesed käivad, eks ju, no näiteks siis 8-5 tööl iga päev ja siis sul on see 2 nädalat puhkust, seda suveaega, eks ju, Eestis siin, et kuidas sa siis puhkad ja kui väga sa tegelikult ootad nüüd, et selle enda, kelle sa töökäigus ära oled andnud, sa nüüd tagasi saad, eks ju, ja kuidas see tuleb ja et seal on ju ka natukene mingi törts eneseirooniat ikkagi sees või selle mõistmises. Ma siiralt ei saa aru, et millest nad siin isegi räägivad. Nad ei tegele siin mitte mingisuguse rannas käimise puhkuse analüüsimisega. Minu meelest nad tegelevad siin küllaltki vähe ka nende Martin Barri fotodega, aga see selleks. Jah, võib-olla neil on lõbus, neil on endal lõbus, aga minu meelest on põhiline küsimus see, miks mina seda vaatan. Ja ma ei tea, miks ma seda vaatan. Ma ei tea, miks mina ei läinud ära. Miks ma selle lõpuni vaatasin? Sest see, mida ma näen, on näitlejad mängimas seda, et nad puhkavad rannas, kuidagi ikkagi lollitades, hästi ekspressiivselt üle mängides ja samal ajal kõrvus käib mingisugune nagu väsitav muusika terve see 1,5 tundi. Ja olgu fotodest, muidugi võib lavastust teha, aga kindlasti mitte nii. Ja seda oleks pidanud keegi juba ammu ütlema. Mul on visioon, kuidas see lavastus oleks olnud ülihea. Samasugune tribüün ehitatakse rannale. Kui me tahame, et see muusika oleks olgu, muusika on, aga ei ole ühtegi näitlejad lollides kostüümides lollilt üle mängimas või tähendab üldse mängimas. See, et nad seal olid, on minu meelest mõttetu. See tuleks ära võtta. Lihtsalt publik tuleb, istub 1,5 tundi tribüünil ja vaatab randa. Sest see, mis seal toimus, oli nii palju huvitavam kui see, mis toimus seal lavastuses. Seal oli näiteks mingisugune naine, kes jalutas
puudliga, kes oli lapsevankris, lihtsalt jalutas sealt selja tagant läbi. Seal olid mingid rannavalvurid, kes majandasid mingisuguse poiga, mis oli oma koha pealt ära liikunud. Seal olid isa ja poeg, kes kuidagi kallistasid, jooksid koos ujuma. Need lood, mis seal olid, on nii palju kuulimad. Ainult nende lugude pärast, mis on kordumatud, ainult selle pärast võis seda vaadata. Ja mul on tegelikult ikkagi küsimus, miks sihukest asja ei saa teha? Miks Joel Väli otsustab teha mingisugust komejanti, mingisugust mõttetut jampsi? Miks keegi talle ei ütle seda enne, siis kui on veel aega seda parandada? Me käisime Club Vegadensi vaatamas, siis me mõtlesime, et see oli veits halb ja nüüd me nagu mõtlesime, et nagu, ja nüüd me mõtlesime nagu peale seda beachi, et nagu Club Vegadensi nagu ma vaataks seda uuesti 10 korda, nagu ma kannatasin ikkagi terve aeg. Mul oli ikkagi esimene pool tundi oli nagu veel okei, aga viimased pool tundi me lihtsalt lobisesime Martiniga, rääkisime muudest asjadest. Eriti hea on siis, kui kõrvaklapid on peas ka teistel, siis saab lobiseda. Vaata, et kui see algaks selle nagu sellega, et nad ehitavad selle saare endale ja siis panevad need private sildid igale poole, kui see oleks nagu see käivitav sündmus, vaata, ja siis nagu juhtuvad asjad ja siis näiteks, ma ei tea, ongi, et inimesed kõnnivad sellest üle nagu ja siis nad on nagu, siis nad võtavad relvad välja või nagu, et vaata sealt nagu, et sealt alles hakkas, see oli minu arust käivitav sündmus, aga nagu jama oli see, et see oli juba 1,5 tundi kestnud. Siis ka loodan sellele. Aitäh õlle eest, Gertrud. Me olime 2 kehvast lavastusest oimetud ja otsustasime õlut jooma hakata. Lootus midagi cooli näha tundus olevat täiesti kadunud. Kas kogu raha läks turunduse peale ja lavastused ise polegi suurt midagi väärt? Väsimus, nälg, tülpimus ja õlu tegitasid tunde, et miks mitte kõike üldse persse saata. Ja palun Johanna võlu tõesti. Võlu, et mingi asi oleks ka väga hea. Okei, ma arvan, et ma tean... Siis valepidi. Ei, igaüks jääb niividi nagu tahab. Ma tean, ma tean isegi, mis on head, aga sa ei ütle. Aga selles suhtes keeruline. Okei, ma võin teie jaoks selle lahedaks olla, sest minu arust on suht cool. Aga mis mul on teie jaoks selle ka lahedaks? Katedraali meenutavas tühjas basseinis algab lavastus Kahheldraal. Lavastuse sisu pole mõtet ette öelda. Vaatajale peab jääma puhta lehe kogemus. Siin nüüd hakkavad asjad juhtuma lähtuvalt just sellest kahheldraali printsiibist. Katedraali pluss kahhelkivid pluss siis selline veel üks läbivaid motiive. Seekord on rõhk nii-öelda siis naiseks olemise teemadel läbi ajaloolise perspektiivi. Selline 3-kordne sümbioos siis. Mulle isiklikult need propsi asjad nagu ei meeldi, sest et lihtsalt mulle ei meeldi, kui tuuakse mingi suvaline käekott kuskilt. Aga see oli tõesti nagu väga lahe lavastus või minu jaoks see Renate kõige coolim lavastus nagu üldse, sest seal ei olnud mingit lollitamist või tal on alati mingi koomusk, mingi ala, mingi maskike, kes vaatab kuidagi imelikult, aga siin oli nagu mingi naised ja nende keha ja need tegid kogu aeg mingit häält ka veel, see tundus nagu füüsiliselt rets lihtsalt, aga see nagu töötab või kogu uus ruum ja ülitäpne ka nagu või. Et ongi, et seal on nagu esteetiliselt mingid asjad, mis ei ole minu nagu, et miks seal peavad olema mingid varmupillid ja mingid lambi propsid veits. Aga puhhui, sest et see nagu toimib üli hästi või et see on lihtsalt maitse küsimus juba, mis ei ole oluline või nagu, et minu arust see oli ülilahe. Või et ongi, ta oli võimas ja ta oli nagu korralik lavastus ja nagu läbi töötatud ja nagu see oli lihtsalt hullult tore. No vist ka see, et mida me enne nägime, see hakkab nagu lihtsalt nii võimsalt tööle, sest et enne suke tunne, et kas te tegite üldse midagi terve päeva. Nagu, seda ei saa teha ilma selleta, et sa nagu oled ettevaatlik, sa tead täpselt, mis sa tegema pead, pluss sa pead nagu ülihealus vormis olema, nagu what the fuck. Minu meelest näiteks peaaegu kordagi ei tekkinud seda tunnet, et mingi stseen venib või mingi pilt venib, sest minu meelest see oli suht, nagu okei, võib-olla natuke lõpus. No mõned pildid olid just üleliigsed minu arust. Ja võib-olla, aga minu meelest oli ikkagi nagu sellest hoolimata väga, ma ei tea, midagi selles mõjus väga hästi tugevalt. Nagu non-stop füüsiline nagu andmine, karjumine, sosistamine, ma ei tea, laulmine, nagu kõiksugused, ükskõik mis nagu häälega tehakse, nagu selline moodustub selline koondkeha, mis on selline füüsiline, nagu pidevalt käib ja mingi masin pannakse tööle ja sa teed nagu tõesti
kombib juba hääle tasandil väga erinevate, siis füüsilisel tasandil väga erinevate, mingi liikumistasanditel kuidagi väga nagu erinevates äärmustes pidevalt. Et minu arvates vastab nagu tõele, aga mul on nagu mingisugune tugev vaga selle juures. Et üldiselt mulle nagu meeldis selle vastus. Ja mulle tegelikult üldiselt ka Renate tegelikult meeldib. Kuigi vahel nagu tüütu, kui sa nagu näed, et jah, ma olen täpselt sama asja nagu 10 korda meeldib. Minu arvates nagu ikkagi seal mingi dramaturgiline rõkkus on. See asi kuidagi nagu ei... Et see, mida sa nägid, see on minu arvates see, milline ta nagu peaaegu jõudis, aga ta on nagu mitte päris, et seal on nagu mingi intensiivsusaste ei puudu või mingisugune dramaturgiline nagu asi ei nagu puudu. Aga kas selle umbes see point ei olnudki see, et nad püüavad varjata seda individuaalsust, aga see ikka tuleb läbi? Et see, et sul on need ühesugused varukad ja põhimõtteliselt jah, et nad nagu püüavad olla ühesugused, aga siis mingi hetk ikkagi nagu tuleb välja, et see ei sobitu. Ei, no loomulikult vahel mingil hetkel tehti see puuste punaseks isegi siis, kui üks visati grupist välja või nagu jah. Et tegelikult, mis eristab ka seda lavastust ikkagi eelmistest Renate lavastust, et nagu metafoorid ja sümbolid on võrdlemisi ikkagi nagu ligipääsetavad. Aga see oli ka lihtsalt esteetiliselt ilus nagu, et vahet ei ole, kas seal on mingisugune metafoor taga, mis võib-olla on veits banaalne isegi, aga kuna see oli nii ilus nagu selles valguses ja hääles, siis lihtsalt meeldis mulle. Mis veel näiteks oli ligipääsetav? Ei, ma mõtlen, et kas see võiks olla põhjus, miks see mulle meeldis, sest et see oli lihtsam nii-öelda. Aga ligipääsetavus tähendab lihtsust. Minu arvates. Mulle meeldis lihtsalt see, et seal ei ole nagu mingid, no ma ei tea, mul tuleb meelde mingid varasemad lavastused, kus on mingid, nagu on mingid tüübid ja siis nad nagu midagi nagu teevad, vist see on nagu mingi laiskus või see on ainult mingi stiili küsimus, et mulle ei lähe väga peale, kui keegi longib laval ja siis hops, talle kukub midagi pähe ja siis ta on üllatunud ja siis on mingi maskiga tüüp. Et seal on nagu küte ja ma näen, et nad on nagu põhimõtteliselt nutavad seal, sest et neil on fucking teine etendus ja nad ei ole kindlad, kas see läheb üldse kellelegi peale ja nad on nagu ainult nemad ise seal. Mis see, et ta oli kuidagi mingil maal nagu alasti see asi. Ma arvan, et me nägime väga erinevaid etendusi. Et me nägime päeva esimest, see on ka päeva teist. Ma ei tea, kui palju ma usun sellesse, et mis päeval sa näed ja mis staadiumis sa näed neid lavastust, kui palju see reaalselt muudab sinu jaoks seda kvaliteeti. Aga kui sa sellise lavastuse puhul näed päeva teist etendust, siis ma arvan, et seal muudab ikka väga palju. Võib-olla tõesti, aga lisaks ka see, et mis me kõik enne nägime, või see festivali nagu asi hakkab kuidagi tööle või vist nii palju, kui ma olen festivalidel käinud, on alati väga erinevad sellest, kui sa seda lavastust eraldi vaatad. Publik on üliheatahtlik, kõik on tulnud sinna nautima, kõigil on nagu mingi valmis vaatama mingid ampluaad, erinevaid asju, et palju lihtsam vaadata ja olla happy, kui sa vaatad konkreetselt mingit asja. Pluss me võime olla ülihäppid, sest et reaalselt on midagi toimub, mitte ei ole mingi bla 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 bla. Mul nagu pigem on tunne, et ma oleks seda nautinud rohkem, kui ta ei oleks olnud festivali raames. Ja mul on ka veits. Sest ta autonoomselt on ikkagi nagu kunstiteos erinevalt mitmest teisest, mis sa tegid. Mul on ka siuke tunne, et võiks seda nagu järgmine aasta veel seal mängida. Nagu ainult seda, see oleks päris cool. Aga mis te sellest lõpust arvasite? Minu jaoks on see suhteliselt nagu enesetapu laul või nagu see Aavik kirjutas sellest viisnapuustest, et ilus on noorelt surra. No mida vittu? Sa oled esimene, kes kuradi minema pagabs, kus sõda tuleb. Mis kuradi lollus sa räägid? Eesmärk ei ole kuidagi see, et Mart on jumala eest tee ja kõik kunstnikud on mingid habisevad eksootilised papagoid, keda kohe valesti vaatad, siis kukuvad kõik suled maha, nagu, et point ei ole see. Aga ma arvan, et sellises keskkonnas ja ühiskonnas, kus kunstnikud on sisuliselt kogu aeg marginaliseeritud inimgrupp juba selles mõttes, et kas sa saad hambaarsti juurde minna. Et siis kas sellises positsioonis
on mingisugune, ma ei tea, tulemuslik, et mis sellest nagu elavneb, kui me kõik ütleme üksteisele kõik oma negatiivsed emotsioonid välja. Et mis sellest siis nagu head peaks sündima. Et kui me oleksime nagu, kui meie kui oma kunstnikud juhiksime maailma ja tunneksime ennast nagu hästi nagu võimestatuna väga, et me oleks nagu hästi tugev agentsus, mida paljudel kunstnikel kindlasti ongi. Aga see ei ole standard. Et siis kas see, kui me loobime nagu üksteisele kaikad kodaratesse sellega, et me ei manageeri kõige lihtsamal tasandil oma isiklikud emotsioonid, kas sa haldad ise ära või sa paned selle vastutuse nendega tegeleda kellelegi teisele. Nii tavalistes inimsuhetes, aga mingis mõttes nagu dialoogis ka sellisel laiemal tasandil. Et mida võidab see kriitik ise, mida võidab ühiskond ja mida võidab looja või looming sellest, kui me hakkame nagu lihtsalt mingeid vahetuid emotsioone nagu manageerima. Mulle ausalt tundub, et see tekitab potentsiaalselt nagu lihtsalt hästi palju mingit emotsionaalset sellist workloadi nagu inimesele juurde. Et kui see tagasiside on selline filtreerimata, maailmas, kus nagunii on infot liiga palju, et mida mina loojana teen sellise filtreerimata nagu tundepalanguga, mis suuresti on nagu negatiivne, et mis ma sellega nagu peale hakkan? Mis see nagu, keda see aitab?